No nii, tore, et oled tagasi Wine Visual kanalil. Arvatavasti vaatad, et kuule, mis värk on, et see auto juba oli sul ju siin kanalil. Ei, tegelikult ei olnud. Meil oli M2. See on M2 140i X-Drive. Põhimõtteliselt jah, värvi poolest suhteliselt sarnane, aga paar suurt erinevust on. Esiteks siis see, et M2-l ja sellel 240i-l tegelikkuses on niisugune pisikene jõuvahe. Originaalist circa 22 kilovatti. See auto on võimsam kui originaalis 250 kilovatti. Tal on nüüd 350 kilovatti. Tal on siis vahetatud kõrgsurupump, tal on downpipe ja nagu eestlane armastab öelda, siis Stage 2 chip või Stage 2 remap siis nii-öelda, mis siis jah, tõstab seda jõudu circa 100 kilovatti. Ehk siis see tähendab, et kui originaalis selle auto 0-100 on 4,2 sekundit, mis on juba väga kiire, siis ma pakun, et nüüd on see sihuke, ütleme 3,5, midagi sarnast, 3,6 äkki isegi. Teeb päris huvitava siukse sõiduelamuse. Et kui nüüd võtta kõrvale siis M2, mis meil siin oli, siis kuna tema on tagavedu ja tänu sellele on ka see sõidudünaamika natuke erinev. Ehk siis sul peab olema suhteliselt ideaalsed tingimused, et see auto suudaks enda jõu maha panna. Aga jällegi ta on natukene, ütleme siis, koopad ja asjad on laiemad, ta näeb natuke agressiivsem välja. See auto on natukene vaoshoitum, aga ta paneb ilusti oma jõu maha suhteliselt, ütleme, enamus ilmastikutingimustes ja teeb seda päris hästi. Et sellel autol jah, siis natuke on ka välimust kaasa aidatud nende 18-tolliste OZ ultrale keeravelgedega, mis minu arust sobivad siia päris hästi. Ja ka need M-piduri supportid, mis siin sinised on, need ka päris hästi hüppavad sealt välja tagant välja. Et aga jah, pikk jutt lühidalt. Vaatame, kuidas see auto sõidab ja vaatame, mis häält ta ka teeb, sest see downpipe natuke annab ka sellele häälele juurde. Ja siis juba siin varsti võtame kokku, et mis sellest autost täpsemalt arvame. No ja pagasnik siis ka samamoodi nagu sellel M2-l oli, mõlemad on põhimõtteliselt sama auto, et ütleme, ta on üsna mahukas isegi. Siuke, ma arvan, et täiesti vabalt saab siin ka reisile minna selle autoga, et nagu näha, siis seljakott mahub päris ilusti siia. Kahel pool on ka siuksed väiksemad taskud olemas, paremal pool siis üsna sügav isegi tegelikkusesse. Ja lisaks on ka siin pagassi katte all siuke väike koht, kuhu saab asju panna ja siin peidus on ka siis aku. Et üldiselt üllatavalt suur pagasnik isegi, ütleks, kui väljast autot vaadata, siis ta ei tundu kõige suurem, aga jah, pagasi mõttes mahub siia üsna palju asju. No nüüd vaatame, kuidas siin see tagaiste täpsemalt on. Mahutame siilust ära. Ja ega üldiselt siin väga palju erinev midagi ei ole sellest M2-st. Kõik on isegi tegelikult üsna sarnane. Ruumi mingil määral nagu on, jällegi nagu igas videos, juhi iste, minu istumispositsiooni järgi, 182 senti on pikk. Ja ütleme, kui niimoodi vähe sirgema seljaga istuda, siis mahub siia isegi põlvedega päris hästi ära. Et põlvedel küll ülemäära palju ruumi ei ole, siuke ühe näpujagu enam-vähem. Ja samas tekib teine probleem, et kui sa selg sirgelt istud, siis isegi mina juba käin peaga mööda seda katuse või mööda seda laepolstrit. Aga samas olgem ausad, see ongi, ütleme, siuke 2+2, et hädaolukorras siia 2 inimest mahub ära ja lihtsalt pikkad vahemaad võib-olla ei taha sõita sellega. Või isegi nagu saaks hakkama, ütleme nii, aga ei ole kõige mugavam. Käetoed ja asjad on olemas, siin on väikene sahtel, eraldi kliima isegi taga. Et jah, ei saa nagu, ütleme, jah, see on kasutatav, aga võib-olla siia permanentselt 2 last näiteks taha istuma panna võib-olla ei ole kõige mugavam. Et jah, lähen vaatame, kuidas sees on. No ja esiiste ka üsna tuttav juba sellest M2-st, kuigi siin on päris maitsekalt minu arust seda nii-öelda Alcantarat, et siit see armatuur, keskosa, rool, et see minu arust on päris hea siuke lisatouchin juures, et tekitab siukse natuke teistmoodi välimuse siia autosse. Ja mulle endale isiklikult väga meeldib ka see Alcantara. Aga jah, ega muud asjad siin on enamus nagu sellel M2-l oli. M-rool on olemas, käiguga on ka natuke erinev, mis on siis paljudele kindlasti tuttavam kui siis M2 siuke
natuke teistmoodi käiguga, kus drive'id ja neutralid ja reverse'id ja asjad käisid teistmoodi ja parki, siis üldse ei olnud. Et üldiselt jah, ütleme siuke mõnus, sportlik salong, eriti siin esiistmel. Ekraan on mõnusalt suur, saad ka siin Apple CarPlay'i käsid ära ühendada ja kõik on mõnusalt siuke kergesti kasutatav. Iga asja jaoks on eraldi füüsilised nupud, juba suhteliselt kerge on aru saada, mis midagi teeb. Rool ka siuke mõnus, ei ole liiga paks, ei ole liiga peenikene, täpselt siuke mõnus vahepealne ja tõesti see Alcantara siin on päris mõnus selle rooli ümber. Istunud mugavad, kallistavad ilusti, nagu siukses sportlikumas autos peaks ka olema ja tegelikult ka täiesti piisavalt on igasugu taskuid ja ütleme siis erinevaid kohti, kuhu jooke, ma ei tea, telefoni, mida iganes muud panna, et ei ole ka sellega siin kokku hoitud. Aga ega üldiselt tagaistmed, ütleme, saab kasutada, aga kindlasti ei ole kõige mugavamad ja samas jällegi, kuna ta on kupee, siis sellega sa suure tõenäosusega oled arvestanud, kui selle auto ostad ja ees on minu arust täitsa mõnus siuke väike, hubane salong. No nii, nüüd siis selle M240 roolis siin Jägala-Joa teel. Päris siuke, ütleme, kui võrrelda nüüd M2-ga, mis siin natuke aega tagasi kanalil oli, ütleme, see erinevus nende kahe auto vahel on suhteliselt märgatav. Et nad on küll nii-öelda, justkui mõlemad on teine seeria, aga M2 on ikkagi, ta on siuke üsna agressiivne, üsna siuke karm auto, põrkab ringi ja ikkagi, ütleme, väga pehmelt sellega sõita ei saa. Siin autos sul on samamoodi võimalik valida siis Comfort, Sport, Sport Plus ja Eco Pro. Et isegi Comforti peal praegu sa täiesti unustad ära, et sellel autol on 350 kilovatti, sest ta on nii pehme, ta on nii sujuv ja ainukene, mis nagu õrnalt seda meelde tuletab, on see õrn siuke summuti mürin seal taga. Et jah, ta ei ole, ütleme, mingi 7. seeria siuke pehmus sellel vedrustusel, aga ikkagi ta on täiesti mõnus siuke vabalt võib igapäevaselt ringi sõita selle autoga. Et ei saa nagu seda kindlasti ette heita. Ja samas ka kütusekulu ei tundu väga hull olevat, et tuleb arvesse võtta, et tal on 3-liitrine rida 6 turboga mootor. Siin praegu keskmine kütusekulu on circa 12 sajale, aga kindlasti seda autot on ka ikkagi selle 350 kilovatiga natukene kasutatud nii-öelda sõidustiililt. Et praegu maanteel oli ka suhteliselt mõnus. Ainukene, mida jälle kuuled, on siuke rehvimüra, siis circa 100-110 sõites. Et eks sellest nagu väga ei pääse, aga mingit tuulemüra nagu ei ole, summutimüra ei ole. Et siuke päris okei auto, millega igapäevaselt ringi liigelda. Ja siis jõuadki kuhugi kurvilisematele teedele, panedki siit näiteks Sport Plus, siis juba natukene ärkab ellu ka see summutisüsteem, natuke hakkab plärtsuma, paukuma. Ja siis see minek on juba midagi muud, et see nelikvedu aitab ülihästi selle jõu maha panna. Et jällegi, kuna värskelt on meeles M2 kogemus, siis jah, tal on nagu see nii-öelda elamus on täitsa teistsugune. Tal on see summuti heli oli palju siuke, ütleme, kurjem, aga samas on jällegi see, et M2-ga, kui sa tahad seda jõudu maha panna, seda circa 300 kilovatti, mis sellel konkreetsel autol oli, siis peaks olema ikkagi kas rehvid väga soojad või tõesti asfalt kuiv. Ja eriti hea oleks, kui need kaks asja oleks koos. Sellel autol tegelikkuses
sa saad oluliselt rohkemates oludes selle 350 kilovatti maha panna. Jah, ta küll vahepeal viskab kõik 4 ratast ringi käima, mis on omamoodi huvitav kogemus. Aga seda juhtub harva ja isegi kui see 4 ratast sul seal all ringi käib, siis ta on ikkagi ilusti kontrollitav. Et ei ole jah nagu, ütleme, et ta ei taha nii väga ära tappa sind. Et M2 ikkagi, ütleme, seal sa pidid natuke ettevaatlikum olema. Ja kindlasti jah, sa ei saanud kogu seda jõudu kasutada igal ajahetkel. Et selle koha pealt kindlasti see M240 on natukene parem, ma ütleks. Aga jällegi sõltub sellest, mida sa täpsemalt autost otsid. Võib-olla ka see M240, mis siin täna on, see on ka natukene liiga järsk sinu jaoks, siis on alati variant M235, kui tõesti seda just M-i otsid seal. Ja igasugu muud teise seeria BMW-d on veel olemas. Et see valik selles nii-öelda seerias on suhteliselt suur. Et ka selle autoga, ütleme, väljast ta on ju täitsa tavaline teine seeria, kes nagu ei tea nendest autodest midagi. Et ta vaatab, kes on täiesti tavaline teine seeria, ei oska nagu nii-öelda 2 korda järgi vaadata, aga samas foori tagant kiirendab sul 0-100-ni circa 3,5-3,6 sekundit, sest originaalis 250 kilovatiga on nad 4,2 sekundit, et siin on ju 100 kilovatti rohkem. Et jah, kindlasti päris huvitav auto, et kui hakkad nagu endale otsima sellist pisemat, ütleme siis tegelikult juba täitsa sportautot, siis ma usun, et tasub ka selle poole vaadata, et võtadki see paar tuhat eurot, nagu siin on uuendatud, siis on nagu enne mainitud Stage 2 remap, kõrgsurupump ja siin on ka väljad asjad, normaalsed rehvid ka alla ja sa saad täiesti korraliku auto selle eest, mis teeb isegi M2-le silmad ette, mis on võimsam kui uued M2-d, mis on 338 kilovatti. Et jah, ma arvan, et võib täiesti rahule jääda iga pidi praegu selle sõiduga. No ja võtame siis need muljed kokku, mis see auto siin tekitas. Üldiselt, nagu siin tegelikkuses juba paar korda ütlesin, siis ta on siuke päris mõnus hunt lambanahas, et ikkagi, jällegi kui peale vaadata, siis tundub ta siuke üsna tavaline teise seeria BMW. Aga samas jällegi, kui nüüd foori tagant see sul kõrvalt ära sööstab, siis suht kiiresti saab aru, et päris tavaline teise seeria BMW ta ei ole. Et jah, nagu siin mainitud sai, siis sellest 250 kilovatist on nüüd 350 kilovatti saanud, mis ma usun, et teeb nii mõnelegi silmad ette juba selle heliga, mis tegelikkuses on üsna siuke mõnus. Ta ei ole ülepaisutatud, ta ei plärtsu ja ei plärise liiga palju, just siuke mõnusalt maitsekalt. Ja siis just seesama minek, kõik 4 ratast ikkagi veavad seda 350 kilovatti. See on päris huvitav tunne. Eriti nii kerge auto juures, et juba isegi siuke aeg-ajalt komfordi peal sõites tuleb suhteliselt nii-öelda varbaküünega seda gaasi vajutada, et üsna kiiresti tahab ta edasi lipata, mis sellise auto puhul on ainult hea. Ma arvan, et ta on siuke päris mõnus valik, kui sa ei taha endale just päris M2, aga samas sa tahad ikkagi natukene rohkem jõudlust, et ma usun, et isegi 250 kilovatiga on ta juba päris okei minekuga. 4,2 sekundit ei ole mingi naljanumber. Ja ongi, paned natukene raha juurde, 100 kilovatti juurde saada, et see näitab, kui hästi tegelikult see tänapäeva 2JZ ehitatud on, see B58 mootor, et üsna kergelt saab sealt siukese mõnusa lisajõu kätte. Aga sooviks omalt poolt tänada Jannot, kes selle auto meil andis ja kindlasti, kui oled Pärnus, mine vaata üle Mergos Detailing, teevad siis erinevaid puhestusi seest väljast ja erinevad kaitsed pakuvad ka sinu autole. Et kindlasti soovitan ka neile pilgu peale visata. Aga ega ei olegi muud midagi. Et vaatame, mis meil siin järgmisena tuleb. Arvatavasti veel üks BMW, aga see on juba üsna haruldane. Et kindlasti hoia pilk peal. Aga jah, tšau, pljau!